Tere tulemast kuulama Koma podcasti. Minu nimi on Kadri-Kristel Saagim ja mul on hea meel täna salvestada oma esimest Koma podcasti episoodi. Ja nii suur rõõm on täna siin võtta vastu külalisi, Eliisi ja Merilini. Tere neiud, suur rõõm, et olete siin. Tere. Ja millest me siis täna räägime, jõuame natukese aja pärast sinnani, aga tahaks kõigepealt teiega natuke rohkem tuttavaks saada, et äkki Eliis, sina teed otsa lahti ja tutvustad ennast pisut. Ma olen Eliis, ma olen 24-aastane, käin Türi kristlikus missiooni koguduses ja olen seal noortejuht juba viimased 7 aastat. Ja õpin Tartu Ülikoolis psühholoogiat 1. aasta ja olen abielus. Paari kuu pärast saab 4 aastat. Nii et ma arvan, need on sellised põhilised asjad, millega ma ennast kirjeldaksin. Mina olen siis Merilin, mina käin AV-Valoja koguduses Neljapiheamas ja olen 23-aastane. Koguduses teenin ka kaasa mitmetel valdkondadel. Enamasti on noortetöö siis minu vastutada, aga lisaks sellele olen ma ka meie koguduse revident, siis jutlustan, juhatan üleüldse teenistusi ja olen ka kohvikus tihtipeale, teen kohvi inimestele, tervitan, et palju asju. Töötan ma siis õena ja õpin praegu ka Tallinnas siin toitumisnõustajaks lisaks õendusele veel. Väga tore. Suur rõõm, et te olete täna siin. Ja kuna meil on eelkõige noortele juhtidele suunatud podcast, siis me ikka tahame küsida, et mis tõi täna teid sellesse kohta, kus te olete, et te teenite noortetöös kaasa, et te tahate panustada nende elusse, nende eludesse. Et äkki te võite lühidalt jagada mõlemad, kuidas te üldse usule tulite ja kuidas te täna noortetöös kaasa teenite. Kuidas see juhtus? Mina sündisin kristlikusse perre, aga päriselt siis selle otsuse, et isiklikult tunda siis Jumalat tegin ma põhikooli ajal, sest ma hakkasin väga kahtlema selles, et kas see, mida mu vanemad on mulle sünnist saati rääkinud, kas see ikka on tõsi, sest kui ma põhikoolis ma olin ümbritsetud pidevalt inimestest, kellele see ei olnud tõsi ja ma hakkasin ka kahtlema, et mis siis, kui mul on lihtsalt ajupesu tehtud ja ma hakkasin küsitlema Jumala olemasolu kohta ja kõige selle kohta ja ma arvan, et tänu sellele, et ma päriselt hakkasin küsitlema Jumalat ja kõike seda ja lihtsalt pimesi ei uskunud oma vanemaid. Tänu sellele Jumal sai ka isiklikult mulle ennast ilmutada ja vastata mu küsimustele ja peale seda ma sain ka teha päriselt siiralt ise selle otsuse, et käia koos Jumalaga. Ja noortejuhiks ma sain väga huvitaval moel. Ma tegelikult üldse ei arvanud, et minust võiks noortejuht saada, sest meil koguduses oli nagu noortejuhte, aga samas ma olin näinud, et üks on, siis kolib ära, saab suureks, siis tuleb järgmine, siis ta kolib ära aga ma ei mõelnud kunagi, et mina seal järjekorras ka võiksin nagu justkui oodata ja kui meie viimane noortejuht siis enne mind oli ära minemas, juba rääkis sellest, et ta läheb ära, siis järsku tuli mu südamesse see mõte ja see igatsus, et aga mina peaksin olema nüüd noortejuht. Aga ma ei julgenud sellest mitte kellelegi rääkida, sest ma mõtlesin, et kes olen mina, et võtta sellise rolli üle ja ma ei rääkinudki sellest kellelegi. Kuni siis ühe põleva pirnini tegelikult, kus ma sain rääkida Märt Saarega. Ja tänu tema julgustusele ja palvele ma siis peale seda konverentsi läksin rääkima meie noorte pastoriga. Ütlesin talle, et mu sees on see soov ja igatsus ja ta vastas mulle selle peale, et aga ma juba ammu vaatan sind kui meie järgmist noortejuhti, et miks sa üldse küsid. Nii et see oli selline väga, väga huvitav teekond.
Ja jumala teed on väga erilised ja tihtipeale just need pusletükid lähevadki omavahel niimoodi kokku. Nii äge kuulda ka, kuidas põlevpirn osa siis Koma sellisest tööst on olnud ka osa sinu loost niimoodi, nii et väga äge. Nii et kristlikust perest ja ei arvanud, et soovib noortejuhiks, aga vaat, mis jumala plaan oli. Kuidas sinuga, Merilin? Mina olen siis mittekristlikust perest ja jumala olemus tegelikult ei olnud mulle väiksena võõras, sest mu vanemad ikkagi viisid mind pühapäeviti siis lastekirikusse ja seal ma siis mõned aastad käisin, aga ikka enamasti sellepärast, et kuskil oma kleeps panna või mingisugune komm saada. Et ma ei võtnud seda asja väiksena üldse tõsiselt, kas siis nagu sõprade pärast siis või lihtsalt kui ei olnud midagi muud teha, siis ma läksin. Aga kui ma kolisin, siis minu parim sõbranna käis noortekirikus tollel ajal ja siis ta kutsus mind kaasa ja ma läksin. Ja seal ma tegelikult sain kohe esimesest korrast kaasa teenima hakata bändis. Ja siis niimoodi sulgu läks ja sinnamaani, kus ma siis praegu ja täna olen. Aga noortejuhiks saamise lugu on selline, et noortejuht enne mind oli meie siis koguduse pastori abikaasa ja ta juba pikalt rääkis, et et tema on ju nii vana juba ja tema enam ei taha noortetööd teha ja tema ei taha jätkata ja siis ma ikka julgustasin teda, ütlesin, et sa oled ju nii hea noortejuht, et vanus ei loe mitte midagi. Ja siis tuli koroonaaeg ja see koroonaaeg ja need videonoortekad, need kuidagi nagu kaotas meil kõik noored ära, et meil ei jäänud mitte ühtegi noort tollel ajal. Ja siis aasta aega meie kogudus ei olnud noortetööd ja siis selle aasta jooksul ma mõtlesin, et võiks ju ikkagi olla noortetöö, et meil tegelikult ju on olemas ressursid, meil on olemas ruumid, meil on nagu olemas kõik vajalik selle jaoks, et noortetöö võiks toimuda, aga meil ei ole noori. Ja siis ma mõtlesin, et keegi justkui nagu ei tee siis noortetööd, et ju siis ma pean ise tegema. Ja siis ma otsustasingi, et kui keegi teine ei tee, siis ma teen. Ja siis hakkasingi tegema. Väga lahe. Nii et Eliis on siis täna noortejuht Türi missionikoguduses ja Merilin sina, et Abja Palua ja Nelipühi koguduses noortejuht. Ja ma arvan, kõigil noortejuhtidena on olnud mingisuguseid seikasid, kus on kas midagi läbi kukkunud, midagi koomilist juhtunud või natukene nagu halvasti läinud või siis on ka väga nagu edukaid lugusid, et see on üks parasjagu Ameerika mäed on see seiklus noortejuhina ja noortetööd teha. Kas te mõlemad jagaksite kaks lugu siis, üks selline natukene, mis ei läinud nii hästi ja üks lugu, mis justkui on positiivne? Ma võin alustada. Mul on siukene lugu, et see fail. Me sõitsime oma noortega Tallinnasse ühel korral ja siis, sest et Toompea kutsus mind jutlustama ja siis ma olin just load saanud ja kogudusautoga Tallinnas, kogudusauto on üsna suur, palju suurem kui minu enda auto. Ja siis me jõudsime just tipptunnil Tallinnasse ja ma arvan, et minu noored nägid esimest korda minu siukest nõrgemat külge, kui ma olen stressis. Ja siis üks noortest on siis minu enda väike õde. Ja siis ta üritas väga aidata mind seal Tallinna liikluses kesklinnas. Ja siis ma ütlesin talle, et ole nüüd praegu tase, ära ütle mitte midagi. Ma ei saa üldse keskenduda, kui sa praegu räägid. Ja siis ma mõtlesin, et kui pahasti ma ikkagi ütlesin, aga ma olin nii stressis ja siis see on siuke nagu fail, et oled öelnud niimoodi, et oled osa niimoodi pahasti oled öelnud oma noorele. Aga üks siuke nagu nii-öelda sügavam fail, mis oli mul kohe noortetöö alguses, oli see, kus ma pidin meelt parandama ja kuna meil oli siis ainult 2 noort, siis ma väga pikalt mõtlesin, et kas üldse noortetööd edasi teha, mille jaoks ma teen ainult 2 noort ja siis Jumal ütles mulle, et Merilin, et minu sõna ütleb, et ole tänulik ka pisku eest. Ja peale seda
mu noortetöö või meie koguduse noortetöö täielikult muutus, see kvaliteet muutus, see, kui ma hakkasin tänulik olema nende 2 eest, see sügavus muutus, et alguses küll oli siuke sügav veel, et ma ei olnud tänulik selle pisku eest, aga kui ma sain sellest aru ja Jumal pani mind ka meelt parandama, siis kõik nagu muutus, justkui nagu oleks täiesti nagu uus koht noortetöös. Nii et mingis mõttes sinu selline võib-olla läbikukkumine selles mittetänulikkuses hoopis tõi lõpuks ühe väga erilise pöörde teie koguduse noortetöös. Eliis, mis on sinu lood? Kui ma hakkasin noortetööd tegema, siis ma olin ju näinud tegelikult ise noortetöös siis osa olles, et kuidas eelmised siis seda tegid ja kui palju noori käis ja et kõik oli nii tore. Aga kui ma lõpuks siis päriselt hakkasin nagu ise seda kõike juhtima, siis ma olin natukene nagu kontrollifriik. Ja ma arvasin, et ma pean kõike ise saama, ise oskama, ise tegema, kõige eest ise vastutama. Ja seda ma tegin, sest ma arvasin, et see on see, mida ma pean tegema. Ja peale seda, kui mina sain noortejuhiks, hakkas meil hästi palju noori kogudusest ära minema. Väga erinevatel põhjustel ja see tegi mulle kuidagi nii haiget, et mis mõttes, et mina nüüd just tulin ja kõik peaks olema uus ja põnev ja ma ju teen ja pingutan kõike ja inimesed lihtsalt lähevad ära täiesti kogudusest isegi. Hästi paljud noored ja see tegi mulle hästi haiget, sest minu jaoks on kõige valusam alati näha kedagi, kes oli Jumala juures ja nüüd on ära läinud. Ja ma küsisin Jumalalt, et mis toimub ja miks see nii on. Ja tegelikult, kui ma lõpuks siis suutsin hakata usaldama neid noori, kes mul seal olid erinevate ülesannetega, kui ma hakkasin andma neile ka asju, mida teha, siis just need olid need hetked, mis kuidagi andsid mulle mõista, et ma ei tee seda täiesti üksi, see ei ole nagu ainult mina siin ja te kõik teete nii, nagu mina tahan, vaid kuidagi oligi raske alguses usaldada neid noori, sest ma justkui vaatasin, et ma olen nüüd nendest üle ja nad veel ei saa ja ma ei saa veel neid usaldada, aga ma ei pidanudki neil usaldama ju suuri asju, vaid isegi väikseid asju, et kas ma ei tea, seisaksid ukse peal, ütleksid tere inimestele, kas läheksid poodi kaasa, aitaksid valida, mida me täna sööme. Ja kõik need asjad tegelikult kergendasid minu seda nii-öelda koormat. Ja peale seda noortetöö muutus ja need, kes jäid, need kutsusid veel inimesi kaasa. See on selline nagu fail minu jaoks täitsa nagu algusest, kus võib-olla rajasin nagu valedele alustele võib-olla alguses seda oma tööd. Aga selline edulugu on üsna hiljutine tegelikult, eelmine sügise algus, kui oli veel soe. Mul oli terve suvi olnud südames teha selline mingi evangeelne üritus, mida me teeme siis koos oma noortega ja siis Türi linnapargis niimoodi avalikult aga ma olin terve suvi Jumalale natukene nagu vastu vaielnud, et ei, kuidas me ikka seda teeme ja see on nii palju asju vaja ja sügisel lõpuks võtsin kätte, rääkisin noortele ja kõik olid nii abivalmid ja me jagasime tasuta pannkooke. 3 kausitäit Tainast läks sinna ja me laulsime, me jagasime tunnistusi, noored läksid lihtsalt jalutama ja palvetasid inimeste eest ja just see, et ma nägin, kui võimekad need noored tegelikult on, kui ma lasen täiesti neil teha seda, milleks nad tegelikult on võimelised, kui ma usaldan neid seda tegema, siis see kuidagi täitis mind nii väga ja meil on plaanis veel teha selliseid üritusi, nii et see oli väga lahe. Ja koguduse poolt tuli ka hästi palju sellist kiitust ja tagasisidet, et olite ikka nii julged, et te julgesite niimoodi minna avalikult, et ilma nagu vanemate koguduse liikmeteta, ainult noored. Vau, aitäh, et te mõlemad nii haavatavalt jagasite selliseid lugusid. Merilin, kas sul oli ka veel eraldi mingi edulugu, mis sa tahtsid jagada? Ja see edulugu tegelikult on väga, väga koos selle sügava failiga. Et peale seda, kui ma hakkasin olema tänulik selle eest,
et need kaks on, siis minu enda nagu mõtted täielikult muutusid meie noortetööst ja see nagu kajastus ka meie noortes tegelikult. Ja see sügavus, mis tuli peale seda nende usuellu, see oli täiesti nagu hüppeline, nagu üks kord oleks teine ja järgmine kord, kui me kohtusime, oleks nagu hoopis midagi muud. Et see sügavus tegelikult tuli nii kähku, tuli nii ruttu ja ma täielikult näen Jumala käed selles, et kui sa kuulad Jumalat ja tõesti teed nii, nagu tema on öelnud, et sa teeksid, siis asjad nagu muutuvad hetkega ja see on lihtsalt nii imeline näha täna, kui sügavalt abionoored teavad, kes nad on Kristuses ja kes on Jeesus, mida Jeesus on nende jaoks teinud ja kuidas tõesti ka minema ajada igasuguseid valesid, mida maailm neile söödab, mida uskuda, mida mitte uskuda ja lihtsalt seda, et nad noorena on saanud tugevaks, et need põhitõed on saanud nii nendesse juurdunud, et nad räägivad ja ma kuulan ja ma mõtlen, et mul on lihtsalt nagu imeline kuulata, milline on nende suhe Jumalaga. Teie mõlema lugudest kuidagi peegeldus seda, et kui me tegelikult ise nagu laseme selle kontrolli lahti ja laseme Jumalal tegutseda, usaldame neid noori ka tegelikult tegema seda, kuidas nad võiksid teenida ja kuidas nad on, siis tegelikult tuleb midagi väga ilusat sealt esile, et Püha Vaim saab oma tööd teha palju vabamalt, kui siis, kui me püüame kuidagi 10 küünega kinni hoida ja asja ise kontrollida. Väga ilus. Läheme siit natukene edasi ja äkki te mõlemad natuke kirjeldate neid paiku, kus te elate. Et Eliis, sina elad Türil, Merilin, sina elad Abja Paluojas. Et millised on teie kodukohad ja millised on teie noored tavaliselt? Eliis, kas sina võid alustada? See on natukene selline naljakas küsimus minu jaoks, sellepärast, et kuigi ma koguduses käin Türil, siis ma elan tegelikult Paides. Neil on mingi 13 kilomeetrit võib-olla vahet, nii et mõned inimesed kaugemalt arvavad, et miks need üks linn ei võiks olla. Aga ma arvan, et ei ole võib-olla nii erinevad linnad tegelikult ja Türi on Eesti kevadpealinn, nii et praegult on seal igasuguseid üritusi tulemas ja juba olid kevade vastuvõtmised ja kõik muu, mis iga-aastaselt seal niimoodi toimub. Aga ma arvan, et Türi linna teeb Türi linnaks just need inimesed, kes seal elavad tegelikult, kui ma vaatan ka mitte ainult noortetöös, vaid koguduses ringi ja neid inimesi, kes sinna tulevad, siis seal on kindlasti inimesi, kes on hästi palju saanud haiget, kes on hästi segaduses, kes vajavad sellist mõistmist ja tuge. Ja samas seal on ka inimesi, kes saavad seda pakkuda. Et ma arvan selles suhtes, et see on väga kuidagi hästi korraldatud, ma arvan, et me oma kogudusega ka teeme selliseid käesirutusüritusi, kus me kord kuus aitame siis abivajajaid peresid toidupakkidega, et kellel on nagu keeruline ja ma arvan, et seal on ka hästi palju noori, kelleni me pidevalt tahame jõuda, kes tegelikult otsivad midagi rohkemat, kui nad on praeguseks leidnud või saanud, aga neid tuleb aidata kuidagi leida see, sest praegult nad otsivadki sealt, kus nad leiavad maailmast, pidudelt ja igalt poolt, et jah, midagi sellist on Türi, midagi hästi ilusat, aga võib-olla midagi ka natukene sellist katkist samal ajal. Milline üks reede õhtu ühele tavalisele Türi noorele üldiselt välja näeb? Sa mõtled siis nagu maailma tavalisele noorele või kristlasele noorele? Mõlemat. Ma arvan, et sellisele maailma noorele reede õhtu näeb välja
oleneb muidugi vanusest, aga enamasti meil on seal hästi palju selliseid autodega parklates selliseid chillijaid või mis iganes sõna see on. Ja tihti on selliseid hästi ekstreemseid võib-olla ekstreemseid tegevusi seal hulgas, ma ei tea, autoga siis ka või ühesõnaga, et noored otsivad seda, et olla koos. Ja samas, kui me mõtleme ka kristlaste peale, siis tavaline reede õhtu on ju loodetavasti koguduses. ja tegelikult me näeme, et isegi kui meil on noortekad hästi erinevatel viisidel ja tegelikult seda igatsust Jumala järele noortes näitab seda, et nad on kohal meie igal erineval noortekal, et mitte ainult siis, kui me mängime või on nagu fun, vaid ka siis, kui on selline sügavam piibli lugemise ja palvetamise aeg, et nad vajavad seda mõlemat ja nad tahavad tulla mõlemale noortekale kohale. Kas teil on iga reede noortekas? Jaa, iga reede. Meie noortepastori selline hästi sügav veendumus on see, et kui me vähegi saame, kui kas või üks meist on kohal, siis noortekad toimuvad. Et väga harva, kui me oleme ära jätnud, et peab ikka väga mõjuv põhjus olema. Okei. Ja nagu ma aru sain su jutust, siis ongi sellised erineva ülesehitusega noortekad, et on selliseid lõbusaid õhtuid ja siis on sügavamaid. Just, meil on 4 reedet, on 6 siis enamasti 4 erinevat noortekat, et üks on selline hästi tavaline, milles on siis kõike, ülistust, mänge, snäkki, sõnaosa, siis on sellised piibli lugemised ja palvetamised, kus siis ei ole mänge ega süüa, siis on sellised, kus meie oleme kellelegi külla või siis keegi tuleb meile külla. On sellised ka erinevad, et ja siis on veel mõningaid erinevaid vorme veel seal. Me teeme süüa, kuidas ma sain selle unustada. Me teeme kord kuus, teeme kõik koos noortega süüa ka ja see ka hästi läheb peale noortele, et saavad kõhud täis ja koos kokata. See söök toob alati noored kokku, seda ma täiesti usun ja olen näinud. Aitäh, Eliis. Merilin, kuidas teil, milline on abi ja paluoja ja mis teeb sellest linnast just selle linna? Abi paluoja on siis Mulgimaa pealinn ja meil on väga palju loodust, meil on väga palju radu, kus saab kõndida ja joosta. Vahepeal on isegi paar küngast kuskil, et saab ikka võhma ka, kui soovib. Meil on pigem ongi rohkem selliseid nagu välisaktiivseid tegevusi, mida me saame teha, et discgolfirada ja siis igasugused need rajad, välijõusaal, et tegelikult väga palju meil ei ole midagi, et siuke hästi väike kohakene ja kui suvel võib-olla läbi sõidate, siis saate ühe päevaga kõik saab tehtud, mis te tahate, et meil on muidugi väga ilus järv, aga meil väga palju ei olegi. Aga inimesed seest on väga toredad ja meie nagu nii-öelda valda ja kogukonda minu arust kirjeldab see, et kui kellelgi on mingisugune häda käes, siis kõik aitavad. Isegi kui on võib-olla suhetes mingisuguseid lahkhelisid, siis jäetakse kõrvale see lahkheli ja inimesed tulevad appi. Et öeldakse küll, et mulk on ahne, aga siis, kui kellelgi on abi vaja, siis alati on keegi, kes aitab. Ja see on ka väga ilus ja sellepärast on ka nii armas, kuidas Jumal on mind sinna ka elama suunanud. Väga armas. Kas see on olnud sinu sünnilinn ka või oled sa sinna kolinud mingi hetk? Ma sündisin siis ikkagi Viljandis, aga kui ma kõrgkoolis käisin, siis ma arvasin, et mina tahan Tartusse jääda. Tartu on juba gümnaasiumist saati minu unistuste linn, kus elada. Aga minu eelviimasel kõrgkooli aastal Jumal hakkas mulle rääkima, et ma peaksin appi minema. Ja ma olin Jumalale öelnud, et Jumal, ma tahan sind järgida ükskõik kuhu, aga mitte appia.
ja Jumal kutsus mind appi ja ma vaidlesin Jumalaga terve suve, et Jumal, et kuidas küll, et ma ütlesin ükskõik kuhu, aga mitte sinna, et see on see üks koht, kus ma ütlesin, et ma ei taha tagasi minna. Ja põhjus on see, et mul oli raske oma kodukohta tagasi minna, sest minu kodukohas kõik teadsid minu teismeea vigu, kõik teadsid, minu vanemad teadsid seda, kui ma olin ka koguduses teinud mingisugused vead, minu pastor teadis seda. Tartus oleks nii hea puhas leht olnud minu jaoks. Ja ma ütlesin Jumalale, et ma ei taha minna sinna tagasi. Ja Jumal ütles, et aga ma kutsun sind, sest nüüd on aeg tagasi anda sinna kogukonda, kes sind üles kasvatas, kes sind armastas, kui sul oli seda kõige rohkem vaja ja kes sinusse panustas, kui mitte keegi teine ei panustanud. Ja ma mõtlesin, et hea küll, Jumal, ma siis jätan oma unistused maha ja ma tulen sinuga koos. Ja siis ma läksingi Apia elama ja sinna praegu ma olen jäänud, Jumal on kutsunud, kuigi ma niimoodi vaidlesin vastu ja ütlesin Jumalale ei, juba 3 kuud. Aga lõpuks ikkagi ütlesin, et hea küll, sinu plaan tundub, et võiks olla parim. Mis tundega sa täna seal oled? Abi ma ei kujutaks endal kuskil mujal ma ei kujutaks ennast ettegi, sest et see hetk, kui ma otsustasin sõnakuulelik olla, Jumal nagu avas nii palju õnnistusi ja see kogukond, mis seal on, see on tõesti väga, väga imeline kogukond ja see töökoht on väga hea, mida Jumal on ka pakkunud mulle, see elukoht on hea, mida Jumal on pakkunud mulle ja lihtsalt nagu õnnistuste järgi, nagu ma näen iga päev Jumala imesid ja see on lihtsalt nii lahe, et kui sa oled ühe korra olnud sõnakuulelik, siis Jumal nagu on avanud oma taevaluugid ja ei ole neid kinni pannud. Et ma ei kujutaks ennast mitte kuskil mujal enam nagu ette ja Tartu on mu peast pühitud. Kusjuures see on naljakas, minu unistuste linn oli ka Tartu alati, juba põhikoolist saati, aga siis mingil hetkel, ma ei tea, lihtsalt kuidagi kadus ära. Nüüd ma küll käin koolis Tartus, aga mulle hetkel piisab sellest, et ma käin seal ainult koolis. Et see oli huvitav, lihtsalt tundsin ennast ära. Väga eriline. Merilin, millised tavalised reede õhtud välja näevad Apia palujas, kus teie noored chillivad ja kuidas teie kristlastel noortel see reede õhtu välja näeb? No enamasti Apia noored reedeti lähevad Apiast ära, sellepärast et enamus noori tulevad meile igalt poolt mujalt gümnaasiumisse, siis meil on ühiselamu Apias ja noortele väga meeldib meie Apia gümnaasiumi sisekaitsesuund, et nad saavad seal tuletõrjet, nad saavad seal politseid, piirivalvet vist, et see on see, mis toob noori tegelikult Apia. Ja nädalavahetuseks nad lähevad ära Apiast ja enamus Apia noori ka lähevad nädalavahetuseks siis ära nagu Apiast, et nad vedavad aega siis sõpradega, et kui nädalavahetusel Apia jõuda, siis väga palju noori ei näe. Aga kristlased, kes meil on enamasti, siis tulevad laupäevaks, sest et laupäevati on meie siis noortekas ja nemad, kusjuures mul on väga hea meel öelda, et meie noored puhkavad. Nad ei pane endal mingisuguseid plaane, nad teavad, et nad on nädalast väsinud ja nad tahavad lihtsalt olla. Ja mul on väga hea meel sellele ja meil on ka see nii-öelda ujula ja spa osa, et seal on nagu väga mõnus lõõgastuda ja lihtsalt olla ja nagu ma mainisin, siis meil on väga ilus loodus seal, metsarajad igal pool, et meie noortel meeldib väga väljas ka käia ja kõndida ja lihtsalt olla värskes õhus. See kõlab mõnusalt. Ma natuke küsin veel teie noorte tööde kohta, et kui palju teil üldse noori on ja ma ei tea, kuidas see küsimus kõlab, aga mis nagu teie fookus teie noorte töös on? Siuke küsimus. Elis? Meil on selline, ma arvan, iga reedeselt, kui rääkida, on selline 10, aga tegelikult noori, kes nagu nii-öelda käib, on äkki 15 ringis. Et siukse vahelduva eduga siis vahetuvad, et osad käivad ja siis vahepeal käivad teised. Ja meie visioon või selline eesmärk on teha jüngreid, kes teeks jüngreid. See kõlab kuidagi nii lihtsa vastusena, aga samas me jõudsime nagu selleni üldse mitte
siis alguses, kui ma noortetööd alustasin, siis koos noortepastoriga, siis minu meelest see oli ka peale ühte põlevat pirni, kus räägiti siis mingist teemast, mis jälle hakkas kuidagi hästi südamesse kinni mul ja just seesama lause, et teha jüngreid, kes teevad jüngreid. Ja see on see, kus me hästi palju praegu panustame, et kasutame ka komamaterjale, lukki ja kõiki muid growsid ja asju ja need kannavad vilja. Seda on nagu nii hea näha, kuidas need kannavad vilja. Nüüd juba noored teevad juba järgmiste oma sõprade ja sõbrannadega neid lukimaterjale ja kõike seda, et see on selline kuidagi on näha juba, kuidas see visioon nagu ellu läheb. Vahepeal siin vaatajale ja kuulajale ütlen, et see, mis Eliis vahepeal mainis, need materjalid, tõepoolest meil noorteühendus Koma on valmistanud sellised materjalid, mis on mõeldud nii täitsa veel mittekristlasele, noorele inimesele kui ka juba värskelt usule tulnule, nii et meil on igasugu erinevaid materjale, et saate täpsemalt küsida nende kohta meie käest, võite kas minu või Indreku poole pöörduda, et rõõmuga saame neid jagada ja need on müügiks need materjalid. Nii et aitäh, Eliis, et sa mainisid ja jagasid. Merilin, kuidas teiega, kui palju on Abia koguduses noori ja mis teie visioon on? Meie koguduses on 2 aktiivset noort, aga nii-öelda noortekatel vahepeal käib siis kokku 4. Aga enamasti ma siis tegelen nende 2 aktiivsega, kes käivad kohal, ülejäänudega ma suhtlen nagu neti teel ja kirjutan ikka, et kuidas neil läheb, kas neil palvesoove on ja ikkagi suhtlus nagu püsib. Aga kuna ma siis teen üksinda noortetööd, siis võib-olla see visioon, mida mina olen mõelnud meie noortetöö jaoks ja millega ma siis ka olen õpetanud meie noori, on see, et noortest kristlastest saaksid tugevad kristlased, et need alustajad oleksid täiesti selged, et tõesti, et Jumala sõna oleks nende südametel ja mida ma praegu olen 1,5 aastat siis õpetanud, on see, et kes nemad on Kristuses ja see, et nad tõesti nagu sügavalt teaksid, kes nad on Kristuses, sest ma näen ka koguduses, et ka täiskasvanud inimesed vahepeal nad ei tea, kes nad on Kristuses. Ja ma tahan oma noortele väga-väga selgeks teha, kes nad on Kristuses, mis meelevald neil on Kristuses, kes Jumal on, milline Jumal on, et neil ei oleks valet pilti Jumalast, sest et maailm võib täiesti vale pildi inimestele anda Jumalast ja see nii-öelda need põhitõed, mis võiksid olla selged juba väiksest saati. Need on need, mida ma oma noortele praegu siis selgeks teen, mida ma neile õpetan ja see on siuke sügav koht, kuhu minna noortega ja vahepeal see on valus koht, kuhu minna noortega. Aga kuna neid on 2, siis me saame seda teha, me saame minna sügavamale. Me saame minna haavatavaks, ka mina olen ennast haavatavaks nendele teinud ja see, kui mina teen ennast haavatavaks, neile räägin endast mingisuguseid enda elust lugusid, mis teevad mulle väga haiget, siis ma näen, et nad kuulavad ja ma näen, et see kõnetab. Et lihtsalt minu visioon ongi see, et nendest saaks tugevad ja terved kristlased, kes teavad, kes nad on, mis meelevalda nad omavad ja kes tõesti on Jumal ja mida Jeesus nende jaoks teinud on. Ma väga nõustun sellega, et ma olen seda ise ka oma kui ma olin noortejuht ja oma kogemustes on samamoodi näinud, et mingi eriline võti on selles, et kui ise ennast nagu teed lahti esimesena ja avad ja teed ennast haavatavaks, et siis neil ka kuidagi tekib see usaldus päriselt rääkida päris asjadest. Kuidas sa nende 2 noorega või 4 noorega tavaliselt aega koos veedad, et sa mainisid ikkagi noortekat, et kuidas see tavaliselt välja näeb teil? Meil on koguduses siis oma heli- ja filmistuudio ja me teeme noortekaid seal ja me saame siis seal kokku, meil on iga kord snäkilaud, siis me sööme, alguses me räägime siis oma nädalast, et kuidas kellelgi nädal on läinud, see on see koht, kus nad saavad jagada, mis neil on nädalas toimunud, kas on midagi hästi läinud, kas on midagi, mis on neid kurvaks teinud sellel nädalal, et siuke hea nagu isiklikkus on ka, et nad päriselt räägivad, kuidas neil läheb. Peale seda on meil siis
palvetame ikkagi ja on ka sõnaosa, see ongi nagu see sügav osa, kuhu me läheme, kuhu me küsime, kus me räägime ja vahepeal on siukseid noortekaid ka, kus ma küsin küsimuse ja noored ütlevad, et nad ei ole selle küsimuse peale isegi mitte kunagi mõelnud ja ma annan neile aega, et nad mõtleksid ja vahepeal ma olen ka teinud niimoodi, et kui meil see aeg on läbi, siis ma jätan neid kahekesi ruumi ja ütlen, et nüüd on see aeg, kus te teenite üksteist ja te palvetate üksteise vajaduste eest. Ma lähen ruumist ära, et neil mugavam oleks ja nad palvetavad üksteise eest ja nad annavad mulle teada, kuidas ma nagu võin ruumi tagasi tulla. Ja siis me palvetame kõik koos ka ja nii-öelda peale seda ametlikku osa, siis meil on ka lauamängud, et lauamängud ja snäkid ja vahepeal nende 2 noorega on noortekas olnud isegi 4 tundi pikk, sest et nad tahavad lihtsalt, nad on küll 16-17, aga neile meeldib kvaliteetaeg ja ma tean, et minu jaoks, kui inimesel on väga oluline kvaliteetaeg ja ma ka tean nende perekonnalugusid ja et nad on ka nagu mittekristlikest peredest ja nad on ka üsna vanemad lapsed oma peredes, et ka mitmelapselisest perest mõlemad tüdrukud siis. Ja ma tean, kui oluline minu jaoks tolles vanuses oli kvaliteetaeg ja ma tahan neile pakkuda seda. Ja see tegelikult on ka üks võti, kuidas tunda saada, kes on sinu noored, millega nad tegelevad ja mis nende jaoks nagu oluline on. Väga äge. Mulle meeldib see, et ei ole mingit alampiiri nagu numbriliselt, et on ikkagi vaja, et vähemalt 5 noort on koos, et või vähemalt 10 noort on koos, et siis saab nagu päriselt noortekat teha. Et tegelikult on võimalusi nii palju erinevaid ja ei ole 2 ka liiga väike number, et tegelikult noortetööd teha. Aga kui te mõtlete oma noorte tööde peale ja ka selle peale, kui palju teil neid noori on või milline see noortetöö välja näeb, siis mis nagu teie jaoks see edu kuidagi on? Et mis on nagu hästi tehtud noortetöö? Kui te näiteks mõtlete sellele hetkele, kui te annate noortetöö üle kellelegi järgmisele noortejuhile, siis kuidas te vaataksite tagasi, mille järgi te nagu hindate, et kas ma sain hästi hakkama noortejuhina või ei saanud? No seda, kas hästi hakkama said või ei saanud, seda saavad ilmselt teised inimesed su ümber paremini võib-olla siis nagu hinnata. Aga ma tunnen, et meie noortetöö muutus hästi palju siis, kui me hakkasime teadlikult panustama suhetesse. Et kuigi me noortetööd praegult nii-öelda veame, siis mina, meie noortepastor ja minu abikaasa. Ja siis on ka kõik need tublid noored, kes siis aitavad ka igasuguste asjadega kaasa. Eriti nüüd, kui ma käin koolis ja ma saan noortekatel koha peal olla vähem. Siis need suhted omavahelised, ma mäletan, et kui mina käisin noortekatel, siis mina igatsesin seda, et minul oleks need suhted siis nende inimestega, kes käivad noortekatel, aga ma kuidagi ei saanud seda ja ma kuidagi ei taha öelda, et see oli nende eelmiste noortejuhtide selline viga või et oi, nii halvasti tegite. Mitte üldse seda, aga ma kuidagi kogesin, et ma ei saanud päris seda ja mis natuke sinu jutust ka välja tuli, oli see, et kuidagi ma tahan pakkuda noortele midagi, mida ma võib-olla ise ei ole saanud kogeda, aga ma ei taha, et nemad sellest ilma jääksid. Ja ma tahan neile pakkuda, et nemad ei peaks tundma ennast üksi ja nad teaksid, et neil on inimesed enda ümber, keda nad saavad usaldada ja kellega nad saavad rääkida. Ja samamoodi ma olen pannud neid niimoodi üksteisega lihtsalt tegema igasuguseid asju, et just kui mind poleks seal. Ja tegelikult ma kogen, et meil ei ole varem noortetöös nii palju, kui mina tean, olnud nii tugevaid suhteid noorte vahel, kui on praegu. Et see on midagi väga erilist ja ma arvan, see on see, mis kannab ka edasi seda, et kui mina ühel hetkel ei ole enam noortejuht, siis võib-olla need omavahelised suhted on need, mis jäävad nagu meelde eriliselt ja kuidagi kannavad seda kõik edasi. Lühidalt, mis siis need tugevad suhted tekitas? Ma arvan, et hästi palju
päriselt tegelikult aitasid need komamaterjalid, et just eriti need lookid, kui ma hakkasin tegema neid lookimaterjale läbi noortega, kes tegelikult ma teadsin küll, et noh, nad ju juba ammu kristlased ja nad tegelikult ju kõiki neid asju teavad, et kui look on selline materjal, mida sa saad teha ka mittekristlasega, kes üldse nendest asjadest ei tea. Et kui ma tegin neid materjale läbi ja me saime arutada päriselt nende küsimuste üle, mis seal on ja kuidagi tulla tagasi nende aluste juurde, siis ma tunnen, et ma õppisin kuidagi palju rohkem tundma neid ja nemad võib-olla ka mind. Ja sealt edasi, kui me juba tegime neid grow-materjale ja seal ka on hästi palju sellist omavahelist suhtlust, siis ma päriselt arvan, et see oli kuidagi selline väga tugev alus, mis sai nagu ehitatud läbi nende materjalide ja mis püsib nagu siiamaani. Nii et pakkisite nagu koos lahti seda evangeeliumi lugu, said nagu paremini teada, milline päriselt nende suhe Jumalaga on, palju sükest vestlust ja tundmaõppimist. Merilin, kuidas sinuga? Ma arvan, et see on ikkagi koostöös selle visiooniga, et kui ma saan öelda, et midagi on edukas olnud, et kui see visioon on täidetud, et kui ma näen oma noori käitumas ja rääkimas niimoodi, et nad on tugevad Kristuses, siis ma arvan, et see on täidetud ja ma olen näinud vilju, ma olen näinud vilju ja seda on lihtsalt nii ilus näha, seda on nii ilus kuulda, kuidas nad juba teavad, kes nad on Kristuses. Nad küll vajavad togimist, sest et teismelised on teismelised ja maailmasõbrad ja suhted on nende jaoks nii olulised. Ja kuna nad on ka kahekesi meie väikses abes, siis enamus suhteid, mis neil on mittekristlastega ja ka need suhted on ülimalt olulised nende jaoks. Ja arvestades seda, siis see, et ma nagu näen neid vilju, mida ma näen, mul on tohutult hea meel, aga ma tean, et viljad ei ole lõppenud ja kasvamine peab jätkuma. Nii et kui tuleb anda mingi hetk noorte tööle, siis ma saan öelda, et see on olnud minu poolt edukas, kui ma näen neid noori praegu tegutsemas Kristuse vaimus nii, nagu see mõeldud on. Nii ilus. Mulle nii meeldib näha teie südameid kuidagi selle taga noorte juhtidena, millist armastust te panete nendesse noortesse, kuidas te teenite neid ja ükskõik tegelikult kui väike või kui suur see noortetöö kuskil koguduses on, siis kui on olemas keegi inimene, kes seda tõesti südamega teeb, siis see toob oma väga erilise vilja esile. Näeme seda nii Türilt kui Abja Paluojas. Nii et kui täna on ka keegi kuulaja või vaataja, kes on kuskil väikses kohas tegemas noortetööd, siis ole julgustatud, et see, mida sa teed, on oluline, et see on osa ühest suuremast Jumala tööst ja Jumala liikumisest. Ja tõesti ükskõik, kui palju neid ka ei ole või kui vähe neid ka ei ole, siis me teame, et iga süda on Jumalale kallis. Ja nii nagu piiblis see lugu on ka, et Jumal läheb kas või selle ühele lambakesele järgi, et siis on see midagi väga erilist. Nii et aitäh, Eliis, aitäh, Merilin, et te teenite sellise põleva südamega oma kodukohas. Me oleme nii tänulikud teile selle eest ja aitäh, et te tulite ja jagasite oma lugusid, tegite ennast haavatavaks, rääkisite oma eludest, rääkisite oma noortest. Nii et suur aitäh teile ja jääme ootama uusi lugusid siis Türilt ja Abja Paluojast ja sealt, kus iganes Jumal tegutseb. Nii et aitäh. Aitäh kutsumast. Aitäh.